Tere reede pealelõunat. Täna on reedene päev, on väga rõõmus päev jälle Kuressaare haiglas, et üle hulga aja saame esitada teile loengu sarjas Kuressaare haigla kohtu kogukonnaga. Me oleme olnud pikal pausil ja täna oli meile nõus rääkima doktor Ulli Merendi, kes põhikohaga töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas, aga teeb vastuvõttega, minust oli november 2019, et alates novembrist 2019 ka Kuressaare haiglas. Ta on sisearst ja endokrinoloog, 2 eriala. Et Kuressaare haiglas töötab ta ambulatoorselt endokrinoloogina ja käib korra kuus 2 päeva, mis on neljapäev reede, nii et seepärast oleme siis täna siin reedel. Ja doktor Merendi tegelikult pidas sarnase loengu umbes aasta tagasi arstidele. Ja minu arvates oli see väga hea loeng, mis väärib laiemat kajastamist ka kogukonnale. Nii et mis kuuleme täna, kuidas diabeedihaiged või suhkru väärtustega kimpus olevad inimesed siis saaksid optimaalset füüsilist koormust ja kuidas siis suhkruid reguleerida. Palun. Jah, aitäh, et tere siis, et ma tulen siia poole, et siin on rõõm näha ka tuttavaid nägusid. Et minule niisugune päris südamelähedane teema, et mis puudutab siis füüsilist aktiivsust üleüldse ja tegelikult minu ettekanne, et seal on osad slaidid ja osaliselt on tõesti nagu rohkem seotud suhkruhaigusega, aga tegelikult kõige üldisemal kujul on see ettekanne ikkagi suunatud sellele, et kui oluline on liikumine. Üleüldse liikumine meie kõigi jaoks, sõltumata sellest, on mingi haigus või ei ole haigust, et tegelikult liikumine on niivõrd normaalne meie igapäevaelu osa. Ja ega asjata aasta tagasi president 2023 ei kuulutanud siis liikumisaastaks, et terve Eesti eest ja hästi palju oli nagu rohkem võib-olla tähelepanu siis suunatud liikumisele, aga tegelikult asi ei puuduta ju ainult aastat 2023, et iga aasta on liikumisaasta. Ja ma vaatasin, et see oli vist möödunud nädalavahetus, et siin Kuressaares oli linnajooks 43. juba ja tegelikult üle Eesti ju toimub kogu aeg igasuguseid üritusi, aga need üritused on ju tegelikult meie igapäevase elu suur osa, et kes käib koeraga jalutamas, kes käib lapsega väljas, kes käib lihtsalt niisama jalutamas, jalgrattaga sõitmas. Et asi ei puuduta ainult nagu suhkruhaigust, et oluline on saada siis igale ühele sobiv liikumisviis ja et see oleks nagu igale inimesele nagu igapäevane rutiinne nagu päeva osa. Aga kui nüüd minna siis nende erinevate liikumiste juurde üleüldse, siis palju on ju räägitud, et toitumispüramiidist. Aga õnneks ma näen, et kuna ma töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas siin ja ka Pärnus, siis Kuressaare haigla on ainus koht, kus ma olen näinud liikumispüramiidi, neid plakateid koridorides. Mul on väga hea meel selle üle ja siin ongi, see on Tervise Arengu Instituudi poolt, et selline piktogrammidega püramiid, mis tegelikult jookseb läbi minu järgnevatest slaididest, mis kõik ei ole küll eesti keeles, aga põhimõtteliselt, et vähenda liikumisaega, et see püramiidi üleosas, et see on see liikuv või istuv eluviis paljudele meist. Et öeldakse, ma ju istun, et mis ma siis teen, et päev on tihe. Tõesti, minu tänane tööpäev oli ka ülitihe, et isegi tõesti nii palju oli, kui ma ukse juurde läksin, et järgmine inimene kabinetti kutsuda. Aga siin ongi, et vältida võimalikult palju seda järjest istumist, et iga poole tunni tagant tõuse püsti, tee sirutusharjutusi, liikumisharjutusi. Päris ettekande lõpus ma näitan, kui nüüd jõuab, ma arvan, et jõuab,
toreda video selle koha pealt, kus on nagu konkreetsemad soovitused istuva eluviisiga inimestele. Edasi, 2-3 korda nädalas, et sellised, võib ju teha seal saalitrenni, jõusaalis käia, et jooga ja sellised rohkem nagu tihtipeale niisugune anaeroobne treening, aga mis on hästi oluline, on need 2 viimast püramiidi osa, et tegelikult kõige oluline, iga päev vähemalt 30 minutit jalutamist, liikuv eluviis. Et siin, kellel on koerad, et see on niisugune armas piktogramm, et niisugune kergelt kühmus inimene koeraga jalutamas. Et kuna mul on enda kodus 2 koera, siis ma tean, et sõltumata ilmast ma pean minema koertega jalutama. Et koerad on selleks, et mind õue viia, aga mis iganes, minna rattaga poodi, minna lihtsalt jalutama, minna lihtsalt metsa. Et iga päev, et 30 minutit niisugust mõnusa enda tempoga käimist soovitav. Ja see osa nüüd, aeroobne tegevus, mis on siis selline võhmale võttev liikumine, kiire kõnd, ujumine, rattasõit, kepikõnd, et vot see on nüüd see osa, mis nagu kõige rohkem seondub selle teise tüübi suhkruhaiguse nagu ravi poolega. Muidugi meile kõikidel on see nagu oluline, aga see on nüüd niimoodi, et kui pulsi saab ikkagi kiireks, et iga nädal, et niisugune 2-3 nagu intensiivsemat liikumist kestusega 20-60 minutit, nädalas kokku 150 minutit, et see nagu oluliselt meil kõigil, sõltumata sellest, on meil mingi haigus või mitte, parandab seda nii-öelda seda metaboolset poolt, ehk siis vererõhku, veresuhkrut, üldist enesetunnet, kõik on see ja kolesterooli taset, et see on nüüd see, mis on, ütleme, täiesti nagu püramiidi selline ravi osa, aga igapäevases elus ka muidugi muidu mõnus tegevus. Ja nüüd rääkides siis nagu diabeedist, et sellesse ringi ei pea üldse nagu süvenema. Ma panin selle siia sellepärast, et näidata, kui keeruline on tegelikult teise tüübi diabeedi ravi, mille üks osa on kindlasti liikumine. Et see on selline Euroopa ja ameeriklaste konsensusdokument teise tüübi diabeedi ravi osas, mis on siis ülemöödunud aasta sügises, 1,5 aastat tagasi. Mis on nüüd oluline? Ma ei lähe sellesse ringi üldse nagu põhjalikult sisse. Oluline on inimene siin selle ringi keskel. Ja individuaalne lähenemine teise tüübi diabeedi puhul, teiste haiguste puhul muidugi ka, sellele ravile ja mis on eesmärk, et ära hoida suhkruhaigusega seotud tüsistusi ja optimeerida inimese elukvaliteeti. Et elukvaliteet oleks võimalikult hea ja siis kõik need erinevad tähendab, et mis on suunatud erinevatele komponentidele teise tüübi diabeedi ravist. Teise tüübi diabeet on tõesti raske haigus erinevate probleemidega, et suhkur on ainult üks osa sellest, et kuidas saada suhkur paika, suhkruravi. Teine asi, et kuidas saab ta kaal optimaalseks, kuidas üha rohkem ja rohkem teise tüübi suhkruhaiguse puhul, ka esimese tüübi puhul, on räägitud sellest, et kuidas nagu vähendada, ohjata kardiovaskulaarseid riske, mis on suuremad siis teise tüübi suhkruhaiguse korral, et sinna, kuidas see medikamentoosne ravi on suunatud ja ka neerude kaitse, et neid ravimeid on siin igasuguseid, millest tänane teema ei ole nagu tablettidest rääkida ega insuliinidest rääkida, et pigem sellest üliolulisest raviosast, mis on füüsiline koormus, sest siin selle sinise poole peal, selle ringi peal on ka, et ega need psühhosotsiaalsed tegurid ja tegelikult sinna hulka võib ikkagi arvata ka selle füüsilise aktiivsuse.
ja need on küll, ma vabandan, et need slaidid on osad inglisekeelsed, aga tegelikult need pildid on puhtalt illustratiivsed, et ma räägin need olulised osad siin lahti, et miks see siis teise tüübi või üleüldse füüsiline aktiivsus, kuidas ta parandab seda suhkru tasakaalu, et eelkõige selle kaudu, et tõesti sõna otseses mõttes see suhkur, lihased kulutavad selle oma energiaks, et kui inimene liigub, lihased töötavad, selleks on vaja energiat, suhkur ongi põhiline energiaallikas ja füüsilise koormusega see lihastes suhkru nagu vastuvõtmine paraneb ja samas veres suhkur langeb, veres siis suhkur teeb vähem oma selliseid pahandusi veresooneseina kahjustamise näol ja kõik, et liikumisel tõesti see energia läheb sinna, kuhu vaja, ehk siis eelkõige lihastesse. Ja kõik muud olulised mehhanismid ka, mis nagu liikudes seda veresuhkrut parandavad. Ja siin nüüd tuleb, see on nüüd ka järjekordne niisugune hästi selline koormatu slaid, et mille ma räägin edasi järgnevatel slaididel nagu lahti, aga jälle, et lihtsalt see liikumine, et erinevad liikumised, kuidas nad erinevalt mõjuvad suhkrutele ja mida nagu rohkem, mida vähem, kuidas nad mõjuvad siis üleüldse organismile ja siin all see tumesinine osa on minu jaoks oli niisugune üpris põnev pool, mida ma nagu enne nii palju ei ole kuulnud, et kuidas uni mõjutab suhkru tasakaalu, une kvaliteet, unerežiim. Aga nüüd kogu see tabel eraldi lahti. Ehk siis osaliselt see kattub selle liikumispüramiidiga, mida ma päris alguses näitasin. Erinevad liikumisvormid, siis kõndimine, siin on näha need piktogrammid, istumine, õigemini istumine oli seal püramiidi üleosas, kõndimine, siis jõutreening ja see on nüüd see tõesti see higi lahtivõttev treening, see kiirem on see, kus tõesti nagu sõna otseses mõttes pulss läheb kiireks ja higi läheb välja sellel füüsilisel koormusel, mis on nagu just seda metaboolset poolt, suhkru poolt kõige nagu parandav füüsiline aktiivsus. Ja siis all, eks ole, uni ja lihas tugevdavad harjutusi ja nüüd siis eraldi. Et sellest istuva poole pealt, sellest ma nagu rohkem ei räägi, kui loengu alguses, et tõesti iga poole tunni tagant tõuse püsti ja tee siis venitusharjutusi, liikumisi. Aga lihtsalt kõndimine. Lihtsalt iga päev kõnnime omas tempos, nii nagu keegi suudab, nii nagu keegi jaksab, nii palju kui saab. Mida ta teeb siis head? Et siin on niimoodi, et ainult 500 sammu päevas, iga päev kui juurde kõndida 500 sammu rohkem, seda on hästi vähe. Et sellega langeb kardiovaskulaarsetesse haigustesse suremus ja igasugune suremus 2–9%. Ainult 500 sammu. See on, ma pakun välja, et see on umbes 10 minutit. Nii, ja siis, et kui nagu kiirema tempoga, näiteks hommikul, et tunne, et kes tööl käib, et ma nüüd tööle on hiljaks, et paneks tempokamalt jõuaks siia tööle, 5–6 minutit, et niisugust kiiret kõndi juba, et juba nagu pikendab eluiga, et selline, et korra saaks pulssi kiiremaks ja tegelikult tervis paraneb, et suremus väheneb ja selline lihtne asi. Ja siin on nüüd tõesti see nii-öelda see kiirem liikumine, tegelikult need samad numbrid, mis oli seal Eesti Tervise Arengu Instituudi või selle liikumispüramiidi peal, et 150 minutit niisugust intensiivsemat liikumist nädalas või siis rohkem kui 75 minutit nädalas niisugust eriti intensiivset liikumist on
on nagu hästi soovitatav, et see parandab suhkrutasakaalu, vererõhku, depressiooni vastu, et see on nagu selline, ma nimetaksin seda raviks, et ikkagi teise tüübi diabeedi ravi alustalaks, et isegi rohkem veel kui toitumine on just see liikumise pool. Ja muidugi selline, ütleme, vanemas eas, kui lihased on nõrgad ja jõudu vähem, ikkagi liikumine, see parandab seda lihasjõudu, lihastasakaalu. Et kui liikuda juba, tähendab inimesed, kes ei liigu, et nad tegelikult sõna otses mõttes või kaudse võib öelda, et nad vananevad kiiremini, et nende selline bioloogiline eluiga tegelikult on nagu vanem kui siis nagu nendel inimestel, kes liiguvad samas vanuses, et see on nagu tulnud niimoodi välja. Ja nüüd siis une kohta lühidalt, et une kvaliteet on hästi oluline. Ja une kvaliteedi koha pealt on kõigepealt see une pikkus. Une pikkus 6-8 tundi. Et vähem ei ole soovitav ja pikk uni ka nagu, et kes pika unega enda pealt ma nagu küll tunnen, et mõnikord, kui on 10 tundi järjest magatud, siis hommikul ärgates on pea nagu uimane ja selline ei ole nagu kõige mõnusam tunne. Aga ütleme suhkru tasakaalu poole pealt, et siis jah, et soovitus on 6-8 tundi unepikkust. Edasi une kvaliteet, et hea ikkagi, kui järjest saaks magatud, et inimesed, kes sageli peavad käima näiteks kas või vetsuvahet öösel või kellel on uneapnoe või rahutute jalgade sündroom, mis iganes, mis ajab öösel nagu sagedamini une üles, et see nagu suhkru tasakaalu pisut võib kehvendada. Ja siis ka, et mis tüüpi magajad me oleme, et parem variant, ütleme suhkru tasakaalu koha pealt, diabeedi tasakaalu koha pealt on see, et vara voodisse ja vara ülesse, mitte vastupidi, et hilja voodisse ja hilja ülesse. Et näiteks üks põhjus võib olla see, et need, kes hilja ärkavad, et nendel ka see füüsiline aktiivsus, et päev saab nagu enne varem otsa, et nad ei jõua ka nii palju liikuma. Et jah, et pigem nagu varem voodisse ja varem ülesse. Aga seal on ka muud tegurid, mis seda suhkru poolt mõjutavad nendel inimestel, kes nagu varem ärkavad, et see on nagu soodsam variant. Ja siin ma nüüd räägingi nagu konkreetsemalt veel, et siin on, et kuidas need erinevad liikumised ja uni nagu mõjutavad neid kõiki neid olulisi tegureid, mis on seotud suhkruhaigusega, ehk siis ülevalt siis suhkrutase, nagu ennem oli juttu, et suhkruhaigus ei ole mitte ainult kõrge veresuhkur, aga see seondub ka südame-veresoonkonna haigustega, sealhulgas vererõhuga. Vererõhk, see glükohemoglobiin HbA1c, mida me nimetame nii-öelda keskmiseks suhkruks, pikaks suhkruks, 3 kuu keskmiseks, kuidas keegi seda nimetab, see näitab nagu konkreetsemalt selle suhkru tasakaalu, mitte nii palju see hetkeline suhkruväärtus, kui või see nii-öelda 3 kuu keskmine. Vererasvad, lipiidid, üleüldine niisugune füüsiline funktsioon, füüsiline aktiivsus, vaimne heaolu, depressiooni pool, hästi oluline teema, mida aastaid tagasi veel ei puudutatud ka suhkruhaigusega, et ka teiste haigustega seotud, nüüd üha rohkem ja üleüldse lõpuks elukvaliteet. Kui nüüd siin vaadata seda tabelit, et siin on kõik, et
et kas see pikemaaegne istumine, ütleme, et füüsiline funktsioon, et tegelikult jah, kõik igasugused asjad, kas istumine, jalutamine, siis kiire liikumine, mis higi välja võtab ja lihastreening või et mis iganes tegevus, veresuhkur langeb, et muidugi siin ainult, mis on niivõrd-kuivõrd, et see, et millal minna magama, et vara või hilja, et see nagu vähem mõjutab seda suhkru tasakaalu, et rohelisega on nagu kindel tõestus, et see on hea. Ja siin nüüd, kui vaadata, kuidas see vererõhule mõjuvad need erinevad tegevused ja uni, väga hea just, et see, millest enne ma rääkisin, et see selline aktiivne tegevus 150 minutit nädalas, et mis ikkagi paneb pulsi kiireks, higi lahti või kui minna näiteks sõbraga jalutama või sõbrannaga, et see käik on nii kiire, et paneb hingeldama, et ei saa nagu sellist tavajuttu rääkida, et lihtsalt paneb hingeldama, et see on see rida nüüd, et siin on kindel tõestus, et vererõhk langeb. Kõik nad vähendavad seda nii-öelda 3 kuu keskmist. See istuv eluviis vähem küll, aga need, mis on siin rohelisega nooled alla, kõik on nagu tõestatud hea efekt. Kolesterool, millest on ju nii palju jutte, et see kolesterooli teema, et võib-olla tõesti, võib-olla minu patsiendid enam nii ei imesta, kui ma järjest ajan järge selle kolesterooli rea peale analüüsides. Aga head kolleegid, kardioloogid, et näiteks doktor Anu Heetmann, Ida-Tallinna Keskhaiglas kardioloog, on öelnud, lipidoloog ta isegi, kes kolesteroolidega rohkem tegeleb, on lausa niimoodi öelnud, et suhkruhaigel, teise tüübi suhkruhaigel, suhkruravi võib olla, aga kolesterooli langetav ravi peab olema. Et saada kolesteroolid võimalikult alla, võimalikult eesmärkväärtusteni, mis on ka individuaalsed tegelikult. Ja siin on näha, et just see kiire intensiivne liikumine kõige paremini mõjutab see kolesterooli taset ja tegelikult hea uni ka mõjub vererasvadele hästi. Ja üldine see füüsiline võimekus paraneb jälle, et see jõuharjutustega ja selle kiire liikumisega, et teised mõjutavad nagu vähem seda üldist, seda füüsilist nagu võimekust, vaimne pool, depressioon, ka see istumine, korra ennast sirutamine, ka siis on depressiivsus vähem kui ainult istuda tundide viisi kuskil laua taga ja elukvaliteet kõikide puhul paraneb. Ja siin jälle see hea kvaliteetne uni, et siin on praktiliselt kõik need nooled nagu rohelised, mis see tähendab seda, et tõestatud efektiivsus, et elu läheb paremaks ja haigus paraneb. Nii. Aga see nüüd puudutas jah, et teist tüüpi diabeeti, millest on nagu rohkem, eks ole, kuskil 95% suhkruhaiguse diagnoosiga inimestest ongi nagu teise tüübi diabeediga. Esimene tüüp, kes on siis insuliin sõltuvad, kelle ravi, kes ei saa ilma insuliinita üldse elada, kellel on insuliin puudulikkus, need esimest teist tüüpi diabeet, et nime poolest nad on tõesti nagu üks haigus, suhkruhaigus, aga tegelikult kuidas need haigused on tekkinud, need on täiesti erinevate mehhanismidega. Aga ja mis puudutab esimest tüüpi diabeeti, kus on nagu raviks, suhkruraviks on ainult insuliin. Ja need on ikkagi inimesed, keda jälgib, vaatab, ravib endokrinoloog, et teise tüübi diabeediga võib ka perearsti juures käia, kui on selline, ei ole nii komplitseeritud. See esimese tüübi diabeedi puhul see, mis puudutab ka nagu ütleme seda füüsilist aktiivsust, siis see on tihtipeale paras väljakutse, selle ravi paika saamine
nii inimesele endale kui ka tegelikult arstile, kes sellega tegeleb. Ja ma kujutan ette, et võib-olla mõned aastad või mõned kümned aastad, mitte mõned, vaid mõned kümned aastad tagasi võis olla täiesti selline asi, et arstid ütlesid esimese tüübi suhkruhaigele, kes on insuliinravil, aastakümneid tagasi olnud ka ju neid häid veresuhkru mõõtmise meetodeid nagu praegu, ehk siis need glükoosisensorid, et ei ole vaja mingisugust pingutust, suhkur läheb alla, inimene kukub koomasse, midagi teha ei tohi. Tegelikult ei, tänapäeval see nii ei ole kaugeltki mitte. Et inimesed ju esimese tüübi diabeediga on tippsportlased, näiteks pikamaa suusatajaid on siin teada, kes on üks Kanada sportlane käinud 4 olümpial. Aga kui vaadata siin Eestimaa peal, et näiteks näitlejad Piusid on ju mõlemad esimese tüübi suhkruhaiged, nad on oma haigusest palju ka rääkinud, üliaktiivsed inimesed mõlemad. Ja näiteks minu enda praktikas ka, et on patsiente, kes käivad aastast aastasse Tartu maratonil ja sellel aastal tuli esimese 100 hulka või 200 hulka üks meesterahvas 40. eluaastates, kes on haigust põdenud umbes 20 aastat. Ja kõik on väga-väga kenasti, kui teada, millele tähelepanu pöörata, mida vaadata, mida jälgida. Et ma kujutan ette, et siin kuulajate hulgas esimese tüübi suhkruhaigeid väga palju ei ole, aga mida peab siis teadma, et kuidas siis esimese tüübi suhkruhaigetel, kes teevad ainult insuliini, et kuidas liigutamine, kuidas ta hea on. Et jälle, et vererõhk paraneb, insuliinidoosid võivad alla minna, aga nendega peab täpselt teadma, mis toimub organismis. Neerufunktsioon ei lähe kehvemaks tihtipeale nii kiiresti kui siis, kui ei ole füüsilist aktiivsust piisavalt palju. Jälle lihasjõud paraneb. Võib-olla ka kõhunäärme seisund natukene paraneb, siis osteoporoosi riski on vähem, närvide poole pealt tüsistusi on vähem ja üldine niisugune hingamine ja üldine niisugune enesetunne parem. Ehk siis põhimõtteliselt nii nagu meil kõigil. Aga jälle, et siin on nüüd, et kuidas erinev füüsiline aktiivsus seda suhkurt mõjutab. Et see on nüüd küll nagu esimese tüübi puhul, kus nende insuliinide sättimisega peab väga täpselt teadma, mida ma teen ja kuidas see liikumine suhkrut mõjutab. Aga põhimõtteliselt see on ka igasuguse suhkru, eriti need, kes teevad insuliini, ütleme. Ja ütleme, selline liikumine, et millest on nüüd korduvalt, ma olen kiitnud seda aeroobset liikumisstiili, et jooksmine, jalgrattasõit, et mis on siis siin püramiidi allosas ja mida pikemalt seda on, siis rohkem see suhkur langeb ja ta langeb, et kui siin ongi, et madala intensiivsusega pikalt kestev, ütleme kas või ma ei tea, maratonijooks või maratoni suusatamine, et suhkur võib päris kõvasti langeda. Aga teise poole pealt, et mõnikord, minul endale tuli ka tegelikult, kui ma tegin seda aasta tagasi seda ettekannet, tuli see endalegi üllatusena, et näiteks sellised spordisaali tegevused, et inimesed on mõnikord öelnud ka, et ma lähen hommikul jõusaali, esimese tüübi suhkruhaiged, lähen jõusaali, lähen kangi tõstma või midagi niisugust intensiivselt tegema ja suhkur tõuseb. Et kuidas see võimalik on? Ma ei ole ju söönud ja samas teen kõvat pingutust ja suhkur tõuseb. Aga seal tulebki arvesse see, et teised hormoonid, näiteks kortisool, mis on stressihormoon, et jõuline tegevus, et lühike tegevus, et
mis nõuab ka nagu tõesti jõudu nõudvad tegevused ja hommikupoole, kui inimesel üldse see kortisooli ehk selle stressihormooni tase on füsioloogiliselt juba kõrgem, et see nagu hoiab suhkru kõrgemale, võib ka hetkeliselt seda tõsta, aga see nagu lisainsuliini ei vaja. Ja teine moment ka see, et näiteks võistlused, näiteks 100 meetri jooks, et niisugune lühikene võistlusmoment, närv on sees juba nagunii võistluse pärast ja kiire lühike pingutus ja suhkur tõuseb. Et seda nagu ma nii mõnigi patsient on minult küsinud, et kuidas see võimalik on, aga see ongi see teiste hormoonide toime, aga see kiirelt langeb, kui niisugune lühikene pingutus on, et see nagu midagi lisaks ei vaja, aga ettevaatlik peab olema tõesti nende madalate suhkrute poole pealt siis, kui on näiteks metsamatk. Et see on see, et alati peab olema taskus glükoosi või midagi muud magusat ja pikemaid süsivesikuid ka, et see suhkur ei läheks eriti õhtusel ajal, kui see vastuhormooni kortisooli tase on madalam, et see madalate suhkrute risk on siis nagu suurem. Aga sellest kohe varsti ka edasi. Ja siin jah, et mis nagu esimese tüübi suhkruhaigetel vägagi aitab tänapäeval on tõesti see glükoosi püsimonitooring. Et suhkur, õigemini koesuhkur, mitte veresuhkur, jookseb siis sealt sensorist sõna otseses mõttes telefoni ekraanile, et väikse nihkega, ajalise nihkega küll, aga seal on näha, et kas see trend on siis suhkru poolelt üles või alla liikuv. Ja muidugi see insuliinidooside timmimine, et seoses koormusega on, inimene peab teadma, mis koormus, kuidas seda kõike mõjutab, et pigem vähendada insuliiniannuseid, kuidas on see toitumuse pool enne koormust ja koormuse ajal, muidugi üleüldse, kuidas on see füüsiline võimekus, südame vererõhutase, pulssi sageduse muutus ja tegelikult on hästi oluline, nagu ma enne ka rääkisin, et mis sorti füüsiline koormus, kui pikk, kui intensiivne, mis kellaajal ja naistel isegi menstruaaltsükli aeg, et millal see on, et isegi see mõjutab suhkrutaset ja ka kas on väljas külm, et parim näide tõesti minu jaoks, et mida ma toon, et mis nagu minule tundus küll, et täiesti niisugune raketiteadus, kuidas patsiendile nõu anda, just seesama, et näiteks väljas on 20 kraadi külma, on Tartu maraton, palju ta on, 50-60 kilomeetrit, tuul, võistlusmoment, pikk pingutus ja külm ju tahab ka energiat. Ja see tähendab ka veel eraldi nagu lisasuhkrut. Aga seda kõike peab nagu arvestama, seda kõike peab inimene teadma, seda peab oskama arst nõu anda. See ei ole lihtne, aga mulle see meeldib, et see nõuab niisugust nagu patsiendiga nagu head kontakti, kaasamõtlemist ja siis selle pealt nagu koos edasi minekut, sest kõik inimesed on erinevad, igaühe jaoks kõik on nagu erinev, ka ühe inimese jaoks on erinevad situatsioonid erinevad, ehk siis füüsilise koormuse mõju veresuhkru tasemel on indiviiditi erinev. Et ei saa öelda, et näe, naabrimehel oli nii, minul peab ka nii olema. Ei, kõik on inimesed, me oleme erinevad. Ja tõesti sama koormus erinevatel inimestel, erineval koormusel, samal inimesel mõjutavad veresuhkru taset erinevalt. Nii on. Et sellest ei piisa, et kui nüüd, et mul 2 aastat tagasi suvel jaanipäeval oli sellises olukorras suhkur selline, et ma nüüd ei karda midagi, lähen ujuma purjus peaga. Ei. See ei ole nii. Ja
ja siis just see aeroobne treening, millest ma olen nagu korduvalt rääkinud täna ja kiidusõnu, et aeroobne kestvustreening parandab insuliini tundlikkust ja veresuhkur langeb. Anaeroobne ehk intervalltreening, jõusaali treening. Et ei pea olema ainult kangide tõstmist, aga natukene vahepeal sörki, et ehk siis spordisaali treening. Et võivad hetkeliselt tõsta veresuhkru taset, nagu ma enne ka rääkisin, aga see ei vaja nagu lisameetmeid tavaliselt. Ja nagu et enne ma juba rääkisin, et kõik see veresuhkru taset nii liikumise ajal kui ka selle, hästi oluline ka selle järgselt, mõjutavad koormuse kestvus, intensiivsus, veresuhkru tasakaal ja eelnev söök. Et see slaid ja nüüd järgnevad slaidid on mul tegelikult tõlgitud soomlaste, need on nagu soomlaste soovitused. Soomes on teatavasti esimest tüüpi diabeedi haigestumis. Soomes on maailmas üks esikohal, et haigestumus üldse, et Soomes on ja tänu sellele soomlastelt on ka selle ravi koha pealt väga palju õppida. Ütleme ka selle tehnilise poole pealt, suhkru jälgimise poole pealt, et soomlased on maailmas päris kindlasti, ma arvan, et võib-olla koos teiste Skandinaavia riikidega number 1 maailmas. Et nende tegemisi ma pidevalt jälgin ja vaatan ja õpin, et need slaidid on ka nagu nende soovituste, mis on nagu patsientidele eelkõige ära toodud. Ja tõesti see glükoosi monitooring on abiks. Et ma nüüd väga palju nagu nende slaididesse nagu üksikasjadesse ei läheks, et see on nagu konkreetselt tõesti seal, et kuidas nagu käituda, milline peaks veresuhkur olema enne seda, kui ma lähen treeningut tegema. Et ta ei tohi olla mitte kindlasti ei tohi olla madal ega ka väga kõrge. Et kui ta on liiga madal, loomulikult peab sööma süsivesikuid enne, et suhkur oleks piisavalt tasemel, et normaalne veresuhkru tase, et ütleme niimoodi, et tühja kõhuga 6 peal, peale sööki kuskil 7,5-10, et see on nagu meil kõigil tegelikult, et võiks olla, et sihuke normaalne tase, et veresuhkur peale sööki peabki kõrgem olema, sest mille pärast me neid süsivesikuid sööme, et ikkagi, et suhkur tõuseks, et see suhkur läheks edasi siis energiatootmisesse erinevates organites. Ja siis et mõni inimene on öeldud, et mul on hea minna trenni, et 20 suhkur on 20 peale, et küll ta langeb. Ei ta lange. Et kui insuliini puudus on organismis esimese tüübi suhkurhaigetel, siis ei lange see suhkur midagi, et suhkru langemiseks ei ole ainult füüsilisest koormusest, sellest ei piisa, et on vaja ka insuliini. Et siin on et konkreetselt siis, kui konkreetne inimene vastuvõtul, et neid slaide ma olen siis oma patsientidele ka jaganud esimese tüübi suhkurhaigetele, et kuidas mida vaadata, et kuidas siis neid insuliinide doose nagu reguleerida. Ja sama tegelikult nii enne koormus kui koormuse ajal tegelikult sama jälle, et näiteks kui on pikaajaline koormus, et spordijoogid, glükoositabletid, banaanid, et need peavad kogu aeg olema taskus. Mina olen soovitanud inimestele neid müslibatoone, kus on siis võib-olla ka šokolaad ümber, šokolaad muidugi aeglustab natuke suhkru imendumist, aga seal on nii pikad kui lühikesed süsivesikud, ei võta ta palju ruumi taskus, hea kui ka ära ei sulaks ja on kerge ka, et sealt nagu saab seda energiat vajadusel juurde, kui suhkur peaks hakkama langema. Et mida ma nagu rõhutaksin, et mõnikord inimesed ütlevad, et mul on suhkur mul on jube hea suhkur, et 4 ja 5. Et ikkagi, kui arvestada koormus, see on liiga madal, et madal suhkur on oluliselt ohtlikum kui suhkur, ütleme 12, 13, 14, 20, isegi mõnikord 20.
et madal suhkur on organismile väga palju ohtlikum. Et selle pealt jah, et arvestades seda, et mida inimesed on öelnud, et niisugune uimasus nagu ei saa nagu aru, mis ümberringi toimub, kuni ütleme kukkumisteni, liiklusavariideni välja, et mõnikord inimesed on minuga pahandanud, et kui ma olen öelnud, et siin hiljuti Marikaga me teame, kellest jutt käib, et suht hiljuti haigestunud noormees, suhkruhaige. Et vaatasime tema suhkrukõveraid, et suhkur mingisuguses situatsioonides hästi madal, 3 peal, selgub, et ta on olnud samas autoroolis, midagi ei ole teinud, aparaat näitab, et suhkur on madal, midagi sööki kaasas ei olnud. Ja siis ma ütlesin talle, et rohkem sa ei või autorooli istuda, et me mõlemad Marika ütlesime, et ei või, suhkur on madal, teeb avarii. Selle peale noormees pahandas, et nii, sa võtad nüüd mul autojuhi load ära. Tegelikult ei, nii see päris ei ole, mina ei võta ära autojuhi lube. Oluline on ikkagi see turvalisus inimesele endale ja liiklejatele ümberringi, et madala suhkruga sellises situatsioonis, et inimene ei ole endale ega kaasliiklejatele ohtlik, eluohtlik võib öelda. See on otse mõttes, küll ja küll on olnud avariisid, kus inimene on ennast ja teisi surnuks sõitnud madala suhkruga, ma ei räägi Eestis, ma räägin üleüldse. Et see madal suhkur on tegelikult hästi ohtlik, aga esimese tüübi suhkruhaiguse puhul tõesti need püsimonitooringud aitavad väga palju. Ja muidugi pealekoormust ka, et kui on ikkagi niisugune korralik füüsiline pingutus olnud, jälle et on näiteks maratoni, Tartu maratoni, et need suhkruvarud, mis organismis lihastes on talletanud, söödud maksas, et need võivad olla nii palju ära kasutatud, et tegelikult risk, et suhkur langeb ka järgmisel päeval, on päris suur. Et siis peab ka jälle vaatama, et mida süüa, kui palju süüa, insuliini vähem tegema. Et siin on ka need soovitused, aga ma arvan, et ma ei tea palju siin, et on siin inimesi, kellele need slaidid siin praegu abiks oleksid, et see nagu rohkem puudutab esimese tüübi suhkruhaigust, et kuidas neid... Jah, et siis ma nagu sellele ei peatu, et siin on täpselt nagu konkreetsemalt, et millise koormuse puhul, kuidas neid pikatoimilise, lühitoimilise insuliinide doose korrigeerida, et see ei ole, et insuliinravi on fikseeritud, nii on ja 10-20 aastat sama doos, ei, see võib igapäevaselt muutuda, sõltuvalt koormusest. Ja siis süsivesikud koormusel, et siin all ongi, et need üleüldse süsivesikud, et siin on nii-öelda need pikad süsivesikud, madala glükeemilise indeksiga, kus suhkur tavaliselt tõuseb vähe ja on pikemalt sees, siis teratooted, leivad ja banaan, et õunad, et need on nii-öelda ja mahlad, mis on nii-öelda kiired süsivesikud, mis nagu kiirelt tõstavad suhkrut, et mina olen tähele pannud, et nii palju, kui mina olen juhtunud erinevatele rahvaspordiüritustele, et tihtipeale finišis pakutakse banaani või siis niisugust magusat mahlajooki. Et siin on ikkagi oma mõte sees, et tõesti, et peale seda koormust saaks need suhkru tasakaalu nagu kiirelt paremaks. Et banaan on niisugune väga hea toiduaine, seal on muid kasulikke elemente nagu näiteks ka kaalium sees, et koormusel ja koormuse järgselt siis süsivesikuid on vaja. Ja nüüd siis natukene, see on mu tegelikult peaaegu, et lõpuslaid selle lühiülevaates, et selle pildi, see mõte, see pilt panna, tekkis mul selle nädala alguses,
kui ma sain, kuna ma olen ka Soome Diabeediliidu liige, siis mul tuli, soomlased nimelt armastavad paberposti ja kõik asjad neil liiguvad paberi peal. Et tuli mul paberpostina postkasti arve, siis aastamaksuarve. Ja see arve keskel oli see pilt, et kõik muud need minu andmed ja kõik. Ja siis ma nagu, vaatasin algul lihtsalt siukene sigri-migri kirju pilte, aga siis ma hakkasin mõtlema, et see on väga nutikas nagu soomlaste poolt, et mina olen Diabeediliidu liige, et seal ei olnud insuliini, ma ei tea, neid mingisuguseid penne, pliiatseid, mis iganes, ei olnud Ozempikut, ei olnud tablette. See arve koosnes liikuvatest inimestest või mitte ei koosnenud, vaid selle arve peal. Ja kui nüüd vaadata, siin on igasuguseid toredaid liikumisi. See poiss küll siin istub, aga mis iganes, isa lapsega, kes riisub lehti, lapsed uisutavad, kes sõidab rattaga. See pilt on mulle eriti südamelähedane, et see on see, et ma ei saa õue minna, et juunikuus on libe ja kukkumishirm, et seda ikka kuuleb vastuvõtule, et ma ei saa ju liikuma minna, et väljas on libe, aga tegu on juunikuuga, aga siin see pilt jah, et vihmavari pea kohal ja koer tirib, mis iganes liikumised olid selle Soome Diabeediliidu ja kui teha see leht lahti, selliseid liikumise pilte on seal hästi palju, et mitte see, et nüüd, et ravimid, tabletid, insuliinid, aga liikumine on hästi oluline. Aga nüüd, et sellest ma ei tea, kas ma sellega saan, kui ma siia panen, et mõned, et kus üleüldse selle liikumise kohta saada rohkem nagu infot ja teavet. Vaatame, kas ta läheb, ei lähe. Ja, vaatame, nii, et see on see liikumisaasta, on nüüdseks saanud nime, tähendab liigume.ee üleval ja iga aasta on liikumisaasta. Ja siin see on äärmiselt sümpaatne koht, mida lugeda, vaadata, siin on väga palju tarkusi, et siin on jah, et kui nüüd fookuses, et näete, siin on süda, eks ole, et liikumine ja süda, et mida ma ka alguses rääkisin, et mis siis see liikumine teeb, et kõik nagu paraneb, et mis alguses vererõhk, kolesterool, kehakaal, meeleolu paraneb, nii, et need sündmused, et siis saab vaadata, mis kuskil toimub. Vaatasin, et Kuressaares on üks üritus nüüd varsti tulemas, mais, et vaatate maakond, et siin võib ise nagu mängida, vaatad Saare maakond, et siin on tulemas mingi tunni jooks, reedel 24. Aga nüüd teadmisvara, see on niisugune hästi lõbus ja tore koht, kus saab vaadata, kõikidel on siin midagi. Ka vanemaealistele, mis iganes. Aga nüüd ma näitaksin mõne niisuguse toreda, ma ei tea, kas siin on ka kõlarid või? No vaatame. Nii, vaatame. Siin on kontori võimlemine. Ja see on juba endal tore vaadata. Nii, töö istuvas asendis. Aga siin natuke taseme vaata sealt täppistöö tootmises. Jah, et siin natukene mõned sellised, mul oli enda seda nii lõbus vaadata, et see on ju põhiline, et inimene tuleb, mul on istuv töö, ma ei saa midagi teha. Mina olen näitleja Pius. Kumma täpselt olen, las see jääda praegu saladuseks. Kui klipid meeldivad, siis ma olen Märt, kui klipid nii väga peale ei lähe, siis ma olen Priit. Aga see selleks. Ma olen liikuv inimene. Ma liigun väga palju. Kohe väga palju. Ja kui sina nii liikuv inimene ei ole, sa oled rohkem istuva tööviisiga, sul on kehas erinevad sundasendid, siis tõuse püsti,
ja tule ka liikuvate inimeste hulka. Esimene harjutus on šoh, käed ette. Selle harjutuse nimi on tervitus sõbrale või kolleegile. Ja kui sul veel sõpru ei ole, siis küll nad tekivad, nagu minulegi. Ilmuvad tasa taustale ja hakkavad vastu lehvitama. Tere, Märt! No nii, vähemalt on selge, kumb pius ma nüüd olen. Ja näitan ka 3D versiooni ette, et oleks kõikide nurkade alt näha, kuidas harjutus täpselt käib. Ja siit ka käed, hops, kerge liikumisega üles ja alla. Tervitust sõbrale võiks teha siis umbes 12 korda. Et ma kogu seda klippi siin... Valmista ennast ja kogu maailma. Et noh, see on see, mis on nüüd see tõuse istuvast asendist üles ja tee midagi. Seda teha 10 korda, siis oled sa 10 korda terve. Nii, et... Tõstad käed pea kohal ülesse, omavahel kokku, et küünanukid jääks ilusa nurga alla ja hakkad liikuma vasakule ja paremale ennast venitades. Ühele poole ja teisele poole. Ja ühele poole ja teisele poole. Mõlemale poole, kuskil 6 korda. Nii, aga... Ja nüüd kõigepealt paremale ja vasakule. Paremale. Et noh, seda saab nagu vaadata, aga siin, et lõpus, et on need harjutused on nagu kokku toodud, vaatame kohe, kus nad siin olid kõik, et liigub sirgelt küljele ja sirgelt taha. Uuesti sirgelt küljele ja sirgelt taha. Teise jalaga samamoodi, hetkel paremalt tugijalg, vasak järgi liigub sirgelt küljele. Linnutaoline loom. Sirgelt küljele ja sirgelt taha. Mõlemalt harjutust teeb 8 korda ning su jalad on 8 korda rõõmsamad. Samuti selg, mis saab antud juhul päris suure koormus. Igasuguse istuva töö pool on hea vahepeal tõusta püsti ja kas või koha peal ennast veidikene liigutada. Kas siis sörkida, kõndida, tantsida, mida iganes, sest igasugune liikumine teeb head. Ja siis on kohe parem tunne minna kriminal-krõvinal laua taha tagasi. Et ühesõnaga neid klippe on seal veel, et ma väga soovitan seda lehekülge vaadata, et noh, siin on kõikidele kõik, et hästi sümpaatne, hästi positiivne. Ja noh, siin selles viimase, et noh, et tõuse püsti ja tee midagi, tõepoolest tänane vastuvõtt oli mul küll selline, et meie seal neid harjutusi teha jõudnud, aga tegelikult see on ikkagi jälle töö planeerimine, et noh, me leiame kõik mingisuguse ajad ennast liigutada, et see on meile kõigile hea. Aga jah, tähendab, et kui muud nagu infot väga palju, noh, ei jõudnud muidugi haarata siin reede õhtul, ma väga soovitan seda lehekülge, väga liigume.ee, et seda on lõbus vaadata, ise teha, õppida ja mis iganes, et seega siis tõesti, et terve Eesti eest, et liigume. Et siis ma lõpetan. Aitäh. Kas on küsimusi? On küsimus. Minul on selline küsimus seoses unega ja vererõhuga. Kumb on põhjus, kumb on tagajärg? Kas halb uni põhjustab vererõhu tõusu või vererõhu tõus põhjustab halva une? No loomulikult vererõhu haigus peab olema võimalikult
ohjatud raviga, aga selge on see, et halb uni tõstab vererõhku. Et kas kõrge vererõhk halba und tekitab, pigem seal halva unega põhjusena võib olla väga palju erinevaid faktoreid, aga kindlasti on see, et halb uni tõstab vererõhku, et seda kindlasti. Ja see unehügieen ja unerežiim, et see on niisugune teema, hästi-hästi oluline teema, kus mina ei ole nagu pädev kõiki neid soovitusi andma, aga see on hästi oluline ja mul on selles suhtes hea meel, et ja selles diabeedi ravi juhises on sellele ka nagu tähelepanu pööratud, et inimesed sellele mõtleksid, et kuidagi saada, mis iganes, inimesed on erinevad, aga et saada see uni paika, õigesti paika, et see on hästi oluline, jah. Ja. On küsimus, kuhu selle liikumise püramiidi peal asetuks diskgolf? Diskgolf on, ma ei hakka seda püramiidi panema, aga ma arvan, et diskgolf läheb sinna, kus on, ma ei ole ise diskgolfi mängija, aga ma arvan, et on teine slaid kuskil, et ta läheb sinna, pigem sinna head, et diskgolf, ma arvan, et ta läheb, ikkagi siia, ma arvan. Liikuv eluviis pakuks. Liikuv eluviis, jaa, et aga tegelikult ma arvan, et ikkagi siin on ka see kiiresti sa käid golfile? Kuidas sa mängid? Aga ma arvan, et ta natukene sealt, kaua seda diskgolfi mängitakse tavaliselt? Oleneb rajast, aga näiteks tund kuni 1,5 võib-olla. Ja. Et siis jälle nagu kiiresti neid asju seal lennutada. Liikuv eluviis päris kindlasti, et ehk siis püramiidi allosa hästi hea tegevus. Kui soovitan jätkata, mida rohkem seda parem. Et jah. Ma sain, tähendab, et kestvustreeningul paraneb siis insuliini tundlikkus, aga kas see on sellel ajal, kui see treening toimub või see parandab nii üleüldiselt? Üleüldiselt. Kestvustreening, jaa, et see on see, et sa mõtled praegu, ütleme, jooksmine, käimine, jalgratas, ja. Väga hea treening, et kui siin nüüd vaadata, et ikkagi see on aeroobne tegevus, kestvustreening ja see on see nagu üks parematest aktiivsuse liikidest. Ja. Tundlikkus paraneb jäädavalt. Ja, tähendab nii kaua, kui sa tegeled sellega, ja ta ikkagi... Jah, et kui sa teed seda ikkagi, ütleme, vähemalt 3 korda nädalas, ja seal on nagu soovitus ka see, et hea, kui see vahe jääks rohkem kui 2 päeva. Ja kui sa vahepeal oled öösel tööl, siis tegelikult see asi halveneb. Siis see öötöö on tegelikult, ütleme, organismile see on halb igas mõttes, aga midagi ei ole teha, et me paljud siin tegeleme öötööga haiglas, või keskus, aga jalgratas on hea ja valik, et kui sa ikkagi käid mitu korda nädalas sõitmas, on väga hea ja insuliinitundlikkus paraneb. Aga siis on see küsimus, et kumb see rohkem seda vastu veresuhkurt tõstab, kas kortisool või glükagoon? Või on mõlemad võrdsed? Kas nad just võrdselt, et maksast, et see on jälle, et kui suured on need maksas need suhkruvarud ja kuidas sealt kõhunäärmest tuleb, et kortisool, see stressihormoon, et tegelikult tõstab väga kenasti hetkeliselt suhkurt. Et võib-olla see glükagoon nagu pikemaajaliselt, et jälle, mis on see maksa seis, et selline asi näiteks ka, et inimestel, kellel on makshaige, et maksapuudulikkus, et nendel ka, ütleme, seda madalat suhkrut on rohkem, et neil lihtsalt need maksas on suhkruvarud on ka väiksemad, et kalduvus hüpoglükeemiateks, madalateks suhkruteks on suurem. Aga stressi olukorras, jah, suhkur tõuseb meil kõigil tegelikult.
et kortisooli toimel ja kortisool, neerupealise hormoon, stressihormoon, et füsioloogiliselt tema ütleme, et millal teda kõige rohkem tuleb neerupealistest on varastel öötundidel. Et see on ka see, et mida kui minna näiteks jõusaali, et tõesti, et siis jõusaal ise tõstab juba suhkurt ja siis nagu see hüpoglükeemiate risk on siis nagu palju väiksem ka. Üks küsimus veel, kas selline asi nagu külmaravi teoreetiliselt siis talisuhplemine, külmavannid, kas see ka kogu sellele süsteemile kuidagi mõjub või pigem mitte? Ai, see on väga hea küsimus, kui ma oskaksin sellele vaid vastata. See on tõesti väga hea küsimus. Ma olen ise seda mõelnud, et arvestada seda, kui palju inimesed käivad ja üha rohkem käivad või tegelevad selle talisuhplusega. Ma kujutan ette seda, et kui ma ennast mõtleksin, et sinna jääauku, siis ma arvan, et mu kortisooli tase ja veresuhkru tase meeletult tõuseb ja pärast ma lõdisen niimoodi, et kõik mu suhkruvarud kasutatakse ära ja siis jälle suhkur langeb. Tähendab, ma ei ole kuulnud, et selle külma suplusega viimastel aegadel kunagi räägiti et see pruunirasva tekib rohkem, see metaboolselt halb, aga ma ei ole nagu kuulnud, et sellest viimasel ajal midagi halba räägitakse. Et pigem nagu see pool, et inimesed saavad sellise mõnusa energialaksu sealt ja ega nad ei ligune ju seal jääaugus tundide viisi, korra sisse, korra välja. Et pigem see see meeleolu on pärast ma olen kuulnud inimesi rääkimas, mina olen soelembene, mind mitte mingi väega ei sunni sinna jääauku, aga ma arvan, et mõistlikkuse piirides võib ikkagi seda teha, kui pärast on mõnus tunne. Et ma kujutan ette, et see on sama, mis, eks ole, et saunast hüpata lumehange, midagi taolist ju. Et kuidas kellegile miski sobib. Väga oluline teema, mida ma tegelikult ei maininud seoses igasuguse koormusega, on teine teema, mis mul on väga südamelähedane, on suhkruhaige jalad. Et kui minna midagi tegema, peab olema õige jalavarjude valik. Et jalgadest hoolitsemine, spordi tegemine õigete jalavarjudega on hästi oluline. Aga see tuli lihtsalt mul kui täiendavalt mõttesse, aga ma arvan, et kellele meeldib seal jääaugus käia ja tervis lubab, vererõhk on eelnevalt kontrolli all, mingisuguseid muid tõsiseid tervisehädasid ei ole. Ma arvan ikkagi, et seal jääaugus võiksid käia siuksed pigem terved inimesed, et mitte siuksed. Nagu mingit põhjendatud insuliinile mõjuvat mehhanismi siis nagu ei ole? Ma jään vastuse võlgu, ma ei tea. Ma ei oska öelda, sest kunagi räägiti sellest pruunist rasvast, mis on metaboolselt nagu halb, et mis nagu tõstab seal selle nii-öelda halva kolesterooli taset. Kunagi sellest räägiti, aga ma ei ole nüüd nagu kuulnud selle kohta. Et see on ju niivõrd lühiaegne tegevus, et ma arvan, et ütleme, laias laastus ta väga nagu seda suhkru poolt nii väga ei mõjuta. Et pigem see, et kui inimesel on rõõmus meel, et see on ka oluline peale selle jääaugus käimist. Et see positiivne emotsioon on, et selle puudust on meil kõigil võib-olla rohkem kui võiks, et pigem neid positiivseid emotsioone püüda kas või sealt jääaugust on oluline. Kas on veel küsimusi? Võib-olla ma küsiks ka ühe küsimuse. Ma saan aru, et esimesed tüübid ja veidil on väga soovitus veresuhkrut pidevalt jälgida. Aga kuidas on teise tüübi diabeediga, et inimene tahabki saada sportlaseks või tervisesportlaseks, hakkab rohkem harjutama või võtab ette sellise treeningprogrammi. Kas tal on ka soovitav seda veresuhkrut siis kuidagi hoolikamalt jälgida? See sõltub jälle inimesest, see sõltub sellest, mis ravi sellel inimesel on, mis tüüpi ravi. Et näiteks kui on insuliinravi, inimesel on insuliin, seal teise tüübi suhkruhaigel on insuliin, siis peab kindlasti teadma, mis see suhkur teeb samal ajal. Et siin Marika on pannud ka neid sensoreid peale ka teise tüübi suhkruhaiged, et näha, mis toimub. See ei ole Tervisekassa poolt
kompenseeritud. Üks sensor, palju see maksab? 40. Et kindlasti et kui on näiteks insuliinravi või on teatud tabletid, mis suhkrut langetavad, et siis on oluline teada küll, et mis selle koormuse aeg toimub, eriti kui on niisugune pikk ja kestev koormus, et siis ravi peab kindlasti korrigeerima. Ja see sensor annab ikkagi rohkem niisugust objektiivsemat leidu, et mis siis toimub. Et võib küll, muidugi. Aga see ei ole jälle kompenseeritud Tervisekassa. Saaks näiteks teise tüübi diabeetik endale soetada? Saab, aga Teie juurest või? Teie juurest või? Apteegist. Apteegist täitsa omal ajast võib osta sealt, jah? Ma arvan küll, jah. Jaa. Ei, et apteegist ja näiteks et need sensorid on ka erinevad, et minule nagu meeldib ühe firma oma rohkem, ma ei hakka praegu seda ütlema, milline, aga need kodulehekülje apteegis saab küsida, neid saab täiesti ilma rahata, aga see on kallis. Aga näiteks olukorrad, et kus sa tõesti tahad teada, mis su organismis toimub. Et mis ta oli, 40 euri? 10-päevane Dexcom ONE sensor näiteks on üle 40 eurot. Kui on millega seotud on. Kui on Apple'idele või tehtud Samsungit, millele need Dexcom ONE äpid peale istuvad, siis saab telefonist lugeda näite. Aga kui mitte, siis on võimalik muretseda endale see lugev, kuhu info tuleb. See on 70 euri vist. See on jah, kuskil 70. Aga kõik need Aga ütleme teise tüübi diabeedi puhul see suhkru tasakaal on, ei ole nii hüplev, et nii üles-alla. Et näiteks ka sellest on abi, et siin oleme näinud, et näiteks 10 päeva on peal, et inimene saab aimu, mis toimub mingisugustel aegadel ja võib-olla ta ei vajagi nagu pidevalt seda. Et see tõesti, mis me soovitame võtta tühja kõhuga ja 2 tundi peale põhisööke, et kuidas see suhkur läheb, aga mis toimub öösel. Et tegelikult see öine suhkur, et kas ta nüüd on languses või mis toimub, kuidas seda ravi korrigeerida. Et tegelikult kõige paremini annab sellest infot tõesti sensor. Et jälle, et kas insuliini vaja tõsta või langetada, kui hommikune suhkur on kõrge. Võib-olla on öösel olnud suhkur madal ja selle pealt on hommikul kõrge. Tegelikult peab insuliini annust vähendama, mitte tõstma. Et selles suhtes on küll abiks, aga ilmselt annab ikka treening, kas see on mingi rutiine treening või samalaadne treening annab ikka aimu, mis veresuhkur muutub? Ja, aga siis peab ikkagi ka, et kuidas sa oled ennem öösel maganud, mida sa oled söönud, et millise süsivesikud on, kui pikalt need süsivesikud toimuvad, mida sa oled söönud, pikad, lühikesed süsivesikud, et suhkrud mõjutavad ikkagi süsivesikud, et mitte suitsuvorst, nagu mõni ütleb, et ma söön nüüd vorsti või kodujuust, et mis mu suhkur siis teeb. Süsivesikud, suhkrud, see pilt, mis oli seal lõpus, kus oli need leivad ja banaanid peal, et need on süsivesikud ja need on need, mis mõjutavad suhkrut. Et tegelikult see suhkruhaiguse ravi ja toimetamine, et ta on paralt keeruline, aga see individuaalne lähenemine, et üldiselt saab hakkama küll, jah. Viimane küsimus minu poolt, kas teise tüübi diabeedile ei kehti need soovitused nagu näiteks esimese tüübi diabeedile või on seal mingisugust sarnasust? Sa mõtled... Veresuhkruvaatuse, ütleme enne trenni või... Ei, samad ikka, jaa. Aga miks ma nagu eraldi tõin välja selle esimese tüübi koha, et sellest on nii vähe räägitud, et ma arvan, et võib-olla on vähe räägitud sellest seetõttu, et sellest nagu väga ei teata. Aga jälle, see puudutab ikkagi kõiki ja eelkõige, kui on teise tüübi suhkruhaiguse puhul võib olla ka ju insuliiniravi, siis loomulikult, et see on lühitoimeline, see on ikkagi esimene tüüp rohkem, aga koormuse ajal, enne koormust, et see näiteks... Jaa, absoluutselt, päris kindlasti. Et kindla peale, et siin on olnud ka neid diskussioone, et millal minna hommikul jõusaali, kas enne sööki või ilma söömata
või et enne natuke süüa ja siis minna. Mina olen seda meelt, et ikka võiks süüa ennem ja siis oodata paar tundi, et kuni see suhkur on maost imendunud ja et on võimalikult niisugune sobiv koormuseks, et siis minna midagi tegema. On minu arvamus, et ikka, see on need suhkrunumbrid on meie igaühe jaoks ikka ühtemoodi, jah. Et aga lihtsalt, et see esimesest tüübist on nii vähe räägitud ja ega ma ju ei teadnud, et täna, et kes siia tulemas on kuulama, et mõtlesin, et just selle insuliini koha pealt, et saan nõu anda. Kas on veel mõni viimane küsimus? Ütleme veel kord aitäh lektorile ja aitäh kõigile kuulajatele ja loodame, ma arvan, et sügisel uuesti kohtuda.